Tere õhtust! Juhatan siis sisse meie tänase raamatu esitluse. Mina olen Johanna, kirjanik ja kirjandusuurija ja vestlen täna Terje Toomistuga tema raamatust Minu San Francisco, radikaalselt vaba. Ja Terje on antropoloog ja filmitegija ka lisaks sellele, et ta sellise imelise raamatu kirjutas. Ja ma mõtlesin, et kuidas sinuga seda vestlust täna siin alustada ja mõtlesin, et kuidas see raamat minus midagi uut ja radikaalselt vaba ärgitab või sütitab ja midagi, mida ma tegin esimest korda elus selle raamatuga. Ma kaotasin oma pastaka süütuse sellele raamatule ja see tähendab seda, et esimest korda ma märkisin, tõmbasin jooni pastakaga raamatusse ja roosaga kusjuures. Nii et siuke roosa radikaal sai minust selle raamatu kontekstis ka. Nii et võib-olla selline esimene sissejuhatav ja intrigeeriv küsimus sulle siit ka, et mis on mingid sinu süütused, mis sa sellesse raamatusse või San Franciscosse, kuidas sa iganes ise vastata tahad, kaotasid? Tere ka minu poolt kõigile, et mul on hästi hea meel, et te siin olete ja toetate mind sellel hinge paljastaval hetkel, kui ma pean rääkima sellest raamatust, kus ma tõesti natuke ennast paljastan. Aga mis teha? Kui juba kord raamatu kirjutamise ette võtad, siis parem või ei tasu seal ennast tagasi hoida. Aga mis olid need süütused siis? See raamat on ju selline enese leidmise lugu ka, et enda keha aktsepteerimine või enda mingite seksuaalsusega seonduvate piiride või tabude nagu testimine või ületamine. Et ilmselt see kõige tegelikult oli ju see, et ma ju olin selles lennukis sinna Ameerika poole lennates ja lubasin endale, et luban ennast sellel linnal ennast kanda, et kui ettepanek tuleb, ütlen sellele jah. Ja siis see lubadus sai juba esimesel hommikul proovile pandud, kui sinna korterisse, kus ma ööbisin, komistas sisse justkui üks tütarlaps nimega Leila, kes minu pilgule tundus kaasaja hipi. Ja mingis mõttes ta oligi seda, et ta elas vaba nagu lind, elas tänaval. Ja see oli tema teadlik otsus ütelda lahti sellest kapitalismi ikkest ja olla vaba nagu lind või lill ja millega ta siis hommikul mind kostitas, oli siis tükike kanepit ja see oli küll, et ma tulin nagu siia doktorantuuri oma suurt teadustööd kirjutama ja ma siis nagu pean oma ma pole veel hommikusööki jõudnud süüa, aga kuna ma lennukis endale niimoodi lubasin, siis laseme minna. Et see oli nagu kohe selline esimene asi, aga sealt edasi kuidagi need sõbrad vedasid mind kaasa sellistesse huvitavatesse kogemustesse, millest võib-olla kõige sellisem piire nihutavam oli ilmselt need katsetused sekspositiivsetes ringkondades, kinnistes klubides ja ka sellised polüamuuria katsetused. Tegelikult palju sellest teemast lendas siit raamatust välja. Et iga reha käis. See on küsimus kirjastusele võib-olla, aga võib-olla sulle ka, mis sa veel jõudsid? No asi oli selles, et see on ju, nagu öeldakse, pika habemega raamat. Et see tegevus toimus üle 10 aasta tagasi. 2013-2014 ma seal elasin. Kirjastus käis juba seal elades välja mõtted, ma võiksin sellest kirjutada minu sarja raamatu. Mina ütlesin, no, ma ei tea, mis asja, et ühesõnaga ma ei olnud üldse veel tol hetkel valmis ja muidugi siis seal juhtus üht-teist selle aasta vältel ja juhtus ka midagi nagu üsna valusat ja ma kuidagi tulin tagasi ja ma nagu ei tahtnud sellega üldse tegeleda ja mul kiiresti tulid uued nagu projektid ja tööd peale ja polnudki nagu aega selle peale mõelda. Ja siis ma arvan, kuskil 5 aastat hiljem pärast seda kogemust oli vist see moment, kui kirjastus ei andnud alla
jätkuvalt saatis mulle aeg-ajalt neid kirju, et kas ma ikkagi võiksin selle kirjutada ja siis oli nagu see official ametlik hetk, kui oli vaja teha kirjastusele see ettepanek raamatu struktuuri ja näidispeatükiga. Ja et see oli siis see moment, kus ma leidsin, et see kogemus ikkagi võib-olla ehk vääriks kirja panemist ja siis ma selle kirja panin veel umbes 5 aastat hiljem, sellepärast et kirjutamiseks on vaja maha istuda ja siis sel hetkel, ja ma sain seda teha siis, kui ma olin oma väikse beebiga kodus ja siinkohal tänan Eesti riiki helde vanema toetuse eest, sest et tänu sellele oli vähemalt ühel naisel võimalik oma elust võtta see aeg ja kirjutada valmis üks raamat. Aga ühesõnaga see hetk, kui ma seda kirjutasin, oli peaaegu juba 10 aastat oli möödunud sellest kogemusest ja sellest lepingust ja kõigest oli nagu aastad möödas, nii et ma isegi ei vaadanud seda lepingut uuesti ja ma lihtsalt kirjutasin. Ja see kirjutamise protsess oli väga nauditav, aga üllatus, kui ma saatsin selle käsikirja ära ja siis tuli nagu kirjastuselt vastus, et oota, see on ju siin nagu 2 raamatu jagu materjali. Siis ma olin nagu, mida? Mul läksid täiesti sassi tähemärgid ja leheküljed, et ma ajasin mingid numbrid segamini oma peas ja ma mõtlesin, et ma juba 7. kuud kirjutan, miks see raamat juba valmis ei saa. Et ma panin nagu torust nagu tuli ja siis oli siis valus moment, kus tõesti 40% oli vaja välja visata. Ja mingis mõttes filmitegijana ma tean seda, et tegelikult selline kärpetöö ja settimine on üldjuhul terviku huvides väga hea. Nii et selles mõttes ma nagu väga ei nutnud ka, et teatavasti lähevad asjad nagu paremaks, aga olid vaja teha ka mingid otsused, et mingid liinid ikkagi kadusid ära. Ma loodan, et see materjal on sul alles ja et me võib-olla näeme varsti siis sellele raamatule teist osa. Ma ei tea, kas teist osa, aga ma ei tea. Ühesõnaga, sealt lendas välja ja võib-olla sellist seksuaalsuse ja isikliku suhtelooga teemat põhiliselt. Ja no me jõuame nende teemadeni ka, ma tahan korraks minna võib-olla natuke laiemale pinnale uuesti. Selle raamatu alapealkirjaks sa oled valinud radikaalselt vaba ja siin raamatus on neid radikaalseid vabadusi väga mitmeid. Üks neist on muidugi see isiklik radikaalne vabadus, aga sa kirjutad siin ka näiteks neoliberaalsest majanduspoliitikast küll väga üsna selles mõttes kompaktselt, aga millestki, mis on süvendanud ebavõrdsust San Franciscos ja sa ütled ka selle kohta radikaalne vabadus. Nii et ma natukene võib-olla alguseks lihtsalt ja ka kuulajatele, mis sinu jaoks üldse see radikaalsus tähendab, kuidas sa defineerid radikaalsust enda jaoks ja võib-olla siis ka näiteks selles mõttes, et kuidas see on muutunud võrreldes siis selle ajaga, kui sa seal San Franciscos olid ja kui sa oled nüüd seda raamatut kirjutanud. See on väga õige tähelepanek, et see radikaalne vaba võib-olla nii-öelda kaanepilti vaadates või seda linnaga seoses tundub, et see ongi sex, drugs and rock and roll teema, et mis ta nagu stereotüüpselt võiks San Franciscoga seostuda, aga ma tõesti tegelikult tahtsingi, et see oleks selles raamatus ambivalentselt käsitletud, et nii siis see isiklik vabadus, see piiridest nagu lahtilaskmine mingites oludes, seoses teadusrännakutega või siis need samad sekspositiivsed ringkonnad, aga teiselt poolt on see ka selline kriitika sellele sotsiaalmajanduslikule poliitikale San Franciscos, mis on tegelikult muutnud selle linna, mis tähendas seda vabadust nii paljude inimese jaoks ikkagi väga-väga raskeks. Ja see ei ole nagu mitte ainult see, et San Franciscos ei ole kunagi olnud nii palju kodutuid kui praegu ja see, et enamikel nendest kodututest kunagi oli selles linnas oma kodu, vaid ka see, et selles linnas üldse ellu jääda on vaja teha väga palju tööd ja mul on kahju nendest inimestest, kes on selles linnas sündinud ja kasvanud ja kes enam lihtsalt ei jaksa selles linnas elada. See käib neil üle jõu. Ja selle taga on loomulikult Räniorg, Silicon Valley, kus on maailma kõige kõvemad tehnoloogiafirmad, kes maksavad maailma kõige kõvemat palka, mis on siis meelitanud sinna ligi üle maailma siis neid IT-spetsialiste, kellele makstakse väga head palka
ja kes tahavad elada San Franciscos ja tänu sellele siis kohalikud inimesed on nagu sunnitud liikuma pigem Oaklandi, et minu enamik sõpru elasid pigem Oaklandis ja viimasel ajal juba ka Oaklandist väljapoole. Et nagu rinda tuleb päris palju pista nagu selle olukorraga ja siis see suhtumine, kuidas linnas on üldse suhtutud näiteks kodututesse. Tegelikult on San Francisco ajaloos olnud alati kodutuid, et on alati olnud kuidagi selline vaba või unistuste täitumise linn, et juba alates 19. sajandi keskpaigas, kui oli California kullapalavik, kui siis väga paljud õnneotsijad reisisid San Franciscosse, et juba siis tegelikult olid juba kodutud, kellel ei õnnestunud. Aga jah, et see linn nagu täna, kuigi ta on nii rikas, eks ole, justkui, et raha ju on selles piirkonnas meeletult ja siis samas nad ei suuda nagu ära lahendada seda probleemi ja kohati on see sama, et aga teil ongi see vabadus olla kodutud, me ei sekku teie ellu, tegelikult olete sõltlased. No, aga kumb oli enne? Kas inimene oli enne tänaval ja siis hakkas tegema aineid või oli vastupidi? Et pigem see oli ikkagi niipidi, et sa oled seal tänaval ja sa puutud kokku nagu selle tänava reaalsusega ja ühel hetkel ainuke see päiksekiir, mis ongi see sama mahv, seda kohutavat cracki. Et selles mõttes nagu San Francisco on nagu rets koht, et kui sinna minna, siis tuleb nagu arvestada sellega, et seda tänavaruumi jagavad inimesed, kes kelle jaoks tänav ongi ainuke koht, kus olla või siis, kes on reaalsusega juba päris kaugesse kontakti asunud, et see on nagu igas mõttes nagu valus. No seda sa ju seal raamatus nagu kirjeldad ka, et tegelikult me Eestis võib-olla isegi kujuta ette seda mastaapsust, mis seal vaesuse mõttes on, et see on väga nagu straight in your face, see nagu vaesus, mis seal on, et nagu väga igal pool väga nähtav. No nii vaesus kui ka rikkus on see väga nähtaval, et ega seal on ju rikkaid ka väga palju ja aga lihtsalt, et kui sa tahad, kui minu see sõber James viis mind sinna hotelli, mis sattus olevat täpselt selles kohas, kus oli nagu sadade kaupa kodutud inimesi hotelli ümber igal pool. Et siis tema oli ka nagu, et neid on nii palju, nagu koloonia, päris hirmus ja ta on kohalik. Et see on ka see, et ega kohalikud ei pruugigi nii teadlikud olla, mis seal öösiti toimub, sellepärast et need piirkonnad, kus kodutud on San Francisco linnas siis äri ja sellised linnavalitsuse hooned, et administratiivhooned, et seal ei elata ja inimesed ei teagi. Aga teine vaatepilt on siis see, mis on kiirteede all, kus on ka nagu 100 000 inimesed elavad telkides, autodes, haagissuvilates, et selline nagu nomaadimaa pilk, aga palju depressiivsem. Äärmused, väga ekstreemsed äärmused, eks ole. Sinu raamatus on üks tsitaat, lehekülg 118, ma võtsin sealt välja ja sa ütled seal, et mõnikord võivad marginaalsed kohad muutuda ruumideks, kus asub radikaalne avatus ja radikaalne vabadus. Ja sellest kuidagi johtuvalt ma mõtlesin, küsin su käest, et kus see nagu positiivne siis või see positiivne vabadus, positiivne radikaalsus sünnib, et millises ruumis, sest mulle tundub, et seal on väga suur paradoks ka selle vahel, et selleks, et tunda ennast äärmusteni vabalt, sa tegelikult vajad mingisugust ruumi. Ja ma ei mõtle siin võib-olla selle nagu otseses mõttes 4 seina, aga on vaja midagi või kedagi, kuhu toetada, kui tekib see nagu kukkumise tunne või mis tihti selle suure nagu vabadusega kaasnud tegelikult on ka see, et sa lased ennast vabaks on ju, et tegelikult miski ei kindlusta sulle enam seda turvalisust, mis on seal nagu mugavustsoonis. Jah, et ma arvan, et see tsitaat või see viide nendele marginaalsetele kohtadele, mis võivad olla vabaduse kohaks, nagu viitab sellele San Francisco olulisele rollile seksuaalvähemuste ja soovähemuste ajaloo juures. Et San Francisco ju kõigepealt oli jah, kullapalaviku pealinn või nagu ka mingi ehitusimede pealinn seoses selle Kuldvärava sillaga, siis oli beatnike kirjandusliikumise nagu oluline selline koht, siis globaalse hipiliikumise epitsenter ja pärast seda peeti San Franciscot ka Ameerika gei pealinnaks. See oli siis aastatel, kui poliitik nimega Harvey Milk tegutses ja tema nagu kutsus üles, et gei vennad, õed, olge vabad, tulge kapist välja. Et see kapist välja termin on tegelikult otseselt San Francisco ajalooga seotud. Ja
ja siis ilmusid mingid meediakajastused ja siis jälle üle Ameerika kõik reisisid Ameerika sinna San Franciscosse kohta ja Castros sai nagu selline vaba linnaosa, mis on siiamaani nagu LGBT linnaosa, kus siis selline justkui nagu üks linnaosa, mis tegelikult tänapäeval ta ei ole nagu Castro mingi marginaalne, et ta on ikkagi päris selline kaunis, kena linnaosa, aga seal oli siis ka mingi radikaalne avatus või vabadus nagu just nendes alternatiivsetes kohtades. Aga nagu soovähemuste ajaloos on veel üks nagu oluline tõik, mis on San Franciscos hästi tähtis, oli see, mis toimus Tenderloinis, kus oli selles mõttes ajalooliselt hästi oluline mäss politsei vägivalla vastu, mida siis transnaised ja drag queenid tegid. Ja see toimus enne Stonewalli mässu New Yorgis, et ta nii-öelda selles soo- ja seksuaalvähemuste ajaloos on nagu San Franciscos väga oluline koht olnud. Ja see toimus ühes kohvikus, mis oli ka selles mõttes selline marginaalne koht, kus oli mingis mõttes radikaalne avatus või. Aga üldiselt, kui nagu filosoofiliselt rääkida, et eks see vabaduse teema ongi selline konksuga küsimus alati, et mis see meid siis tegelikult vabaks teeb ja kuidas olla vaba, et eks ühelt poolt jah, vabadus ja vastutus võiksid nagu käsikäes käia, aga teiselt poolt sa saad olla vaba senikaua, kui sul on ikkagi mingi turvatunne ja minu jaoks siin raamatus nagu oli hästi nagu siuke oluline metafoor, millest ma kinni hoidsin, oli see Virginia Woolfi Oma tuba. Et ma olen nagu naine, doktorant, üritan siin teha oma suurt teadust, aga tegelikult ma pean nagu vaeva nägema, et üldse endale mingit elamispinda leida, üldse mingit kohta, kus istuda maha ja rahulikult kirjutada. Et olgugi, et mul oli Fulbrighti stipendium, mis on väga prestiižikas stipendium, teenis minu korterikaaslane, kes oli ettekandja, ikkagi igakuiselt rohkem raha kui minu stipendium, ettekandja tööga. Et see nagu näitab, et ma siiski olin seal ikkagi selline vaene tudeng sellises linnas ja pidin ikka tohutult vaeva nägema, et seda oma tuba kirjutavale naisele nagu saada. Ja see juba vastas mu järgmisele küsimusele just ära, ma just tahtsin sellest Woolfi toast, kes ei ole lugenud, ma väga soovitan, see on väga hea essee. Aga ruum üldiselt on su nagu teoses keskne motiiv, sa liigud läbi väga erinevate ruumide. Ja et kui sa rääkisid enne kapist välja tulekust, ja ka sellest, et San Francisco on väga kallis, ilmatu kallis linn on ja eriti ühele Eestist tulevane nagu naistudengile, et siis ma kuidagi mõtlesin sinu käest küsida veel ka, et miks siis, et nagu tuba nii oluline on, et sa seal peaaegu, sulle pakuti ka seal sisuliselt ühte harjakappi, mis tahtis seda $750 kuus, et selline nagu turvatunne ja kuidagi, ma ei teagi, mis mu küsimus siin täpselt on, aga ma hästi palju mõtlesin, sest et see on kuidagi selline fookuspunkt su raamatus, see puudutab kõiki neid vähemuste, seksuaalsuse, soolisuse ja neid teemasid ka tegelikult, et kui sa võtad selle Woolfi Oma toa ja mingid mõtted, mis sinuga kaasas käisid, sest et sa tõesti väga nagu valjult mõtled kaasa selle esseega oma raamatus, et kui sa peaks vastama selle küsimuse, et miks see on nii oluline või et nagu, ja just see, et me mõtestaks nagu seda, et ühel naisel on vaja seda oma tuba ja et mis need olud on, või mis need nagu muud nähtused on, mis seda kõike nagu takistavad, isegi kui sul lõpuks on see nagu tuba, aga näiteks väga ohtlikus piirkonnas. See küsimus oli praegu juba nii hea, et tõesti see on hästi tore, et sa nagu märkasid seda liini seal raamatus, sest et see raamat on jah, San Francisco lugu, minu enda lugu, aga ta on paljuski selline kuuluvuse või oma ruumi nagu otsimise lugu, kus siis peegeldub ühelt poolt jah, see linna nagu kohutav gentrifikatsiooni lugu ja teiselt poolt minu isiklik nagu lugu ka, olles migrant, naine Ida-Euroopast ilma nagu mingi sellise tohutu rahalise seljataguseta. Tol hetkel oli see minu jaoks ikkagi see Fulbrighti stipendium oli esimene sissetulek üldse. Et see oli minu jaoks ikkagi nagu väga, väga nagu tore koht, kus olla, aga ta oli ikkagi selles linnas vähe. Aga muidugi see selleks, et olla loovisik, mida teadustöö on, mida kirjutamine on,
on sul vaja seda kohta, kus panna enda järgi uks kinni ja rahulikult süveneda. Ja seda, et oleks süvenemist, on sul vaja nagu mingisugust tugistruktuuri, et sul on vaja seda ruumi, sul on vaja see rent maksta ja see oma toa otsimine on siin nagu väga, ta läheb tegelikult ju valusasse kohta välja selles loos, et kui ühel hetkel mul justkui ongi nagu tohutu upgrade oma kontoriruumi osas ja ma olen selle üle väga õnnelik, siis järgmisel hetkel ma saan aru, et see tuleb ikkagi ka väga kohutava hinnaga ja ma saan aru, et olgugi, et mul on nagu tuba, siis see tuba ei ole päris minu oma ja selle toa uks ei käi kinni või see nagu ma ei tea. Nii, et sa maksad palju kallimat hinda selle eest, kui selle 750 eurot või dollarit, mis on nagu rahaline summa, aga see nagu oleks maksnud palju kallimat lõpuks ilmselt. Jah. Et see, ma ei tea nüüd, kas see on nüüd see koht, kus me praegu nüüd edasi räägime sellest, mis seal toas kõik sai või? No jõuame selle teemani ka, me pea sinna süvavõtti minema, eks need, kes loevad, saavad sellest süvitsi teada. Aga ma siia vahele tegelikult, kuhu ma ei jäta seda ruumi rahule veel, aga ma liigun nagu ruumi mõttes natuke laiemale tasandile ja ma liigun mingisesse kehalisse ruumi võib-olla siin. Ja võib-olla inglise keeles see hea vasta oleks nagu space, mis on nagu ruumi vastand siin või keskkond siis võib-olla eesti keeles hoopiski või atmosfäär. Aga ma tahtsin siia kõrvale tuua ajakirjast Studio Magazine ühe Joel Kessleri kureeritud kunstiprojekti Radical Bodies, Subversive Spaces, Art of Disruption and Defiance, mis siis eestikeelses tõlkes võiks olla, et radikaalsed kehad, õõnestavad ruumid, häiringute ja trotsimise kunst. Ja liikuda selle taustal nagu kehalisusesse ja poliitilisusesse ja radikaalsesse eneseväljendusse, mis sul on siin üks nagu alapealkiri. Ja ma loen ette ühe väikese lõigu sellest kunstiprojekti sissejuhatusest, see on ingliskeelne, küll ma vabandan, aga ja siis selle valguses ma tahan sult nagu küsida seda, et millised vahepeal kadus meil mikri hääl natuke ära. Millised, sellel on vist natuke parem välja. Millised seksuaalsed, soolised, poliitilised nagu nii-öelda kehalised väljendused ja eneseväljendused olid sinu jaoks seal San Franciscos olulised ja miks need nii olulised on mõnes mõttes sellises meie sotsiokultuurilises ruumis ja mida võtta siia Eesti nagu ühiskondaga kaasa. Ma tean, et see oli väga pikk nüüd nagu sissejuhatuse küsimus, aga see projekti tutvustus algab nii ja ma lihtsalt arvan, et siin on väga suur nagu haakumispunkt sinu raamatuga ka. In a world increasingly marked by political instability and social unrest, artists time and again take on the role of provocateurs, deploying their works to challenge and dismantle the entrenched frameworks that govern our existence. Discontent with passive observation, they engage in radical acts that confront the very foundation of power, identity, and space. Their works push against the boundaries of what is socially and politically acceptable, transforming the body into both a medium and a battleground to question the norms that determine who may speak, act, and exist freely. Mm-hmm. No, San Francisco sellist kultuurielu minu meelest ilmestab või see, mis mulle nagu tohutult endale nagu, mulle paeluvalt mõjus olid need erinevad avalikus ruumis tänavatel toimuvad festivalid või sündmused, mis olid tihti kostümeeritud või et seal võis kohata nagu inimesi, kes olid kostüümides või paljalt, sõltuvalt siis, et mis üritusega oli tegemist, et selles raamatus ma kirjeldan paari sellist hästi nagu märgilist San Francisco sündmust. Üks on siis Folsomi festival, mis on üks ilmselt ikkagi maailma suurim BDSM kultuuri avalik sündmus, kus selline nahka ja lateksisse ja võrksukkadesse riietunud nagu seksuaalne subkultuur tuuakse
päisepäeva kätte välja, kus on 10 000 turiste voorib sealt päeva jooksul läbi ja kõik on nagu hästi tore ja ma ise ka siis nii-öelda katsetasin ja puutusin seal kokku nagu nende inimestega ja nende praktikatega. Ja siis teine selline sündmus, mida ma siin kirjeldan, on Burning Mani decompression üritus. Ehk siis see on siis pärast seda Nevada kõrbes toimuvat gigaüritust, mille nimi on Burning Man, selline ühepäevane raha kogumise sündmus San Francisco linnas. Ja nende ja ka teiste selliste taoliste ürituste jaoks pannakse tihti kinni terve tänav või terved tänavate plokid ja inimesed siis tantsivad, möllavad ja kannavad siis nii-öelda radikaalses eneseväljenduses erinevaid kostüüme või riideid või mis iganes. Et see on nagu selline, selle taga on siis see mäng identiteediga, et sa võidki nagu oma elus läbi nende kostüümide mängida mingisuguseid kogemusi või mingisuguseid avastada seeläbi endas mingisuguseid aspekte. Ka Burning Mani kultuuris on tihti ka selline võimukriitilisuse teema, et me loomegi teistmoodi reaalsust, teistsugust koosolemise viisi, et see on midagi, mis mind ennast nagu selle Burning Mani juures võib-olla kõige rohkem paelub, just nimelt see sotsiaalne eksperiment, mis selle Burning Maniga kaasneb. Aga isiklikult, mis ma sealt San Franciscosest kaasa võtsin, oli see mäng ja see mängulust, et ongi äge kanda neid hõbedasi suppükse ja või mingid psühhedeelsetes värvides trikood ja liikudagi läbi reivi hularõngaga ja ainult seda hularõngast nagu liigutadeski ja kuidagi nii-öelda mängida läbi neid erinevaid rolle ja seeläbi kuidagi et see oli midagi, mida ma arvan, et minu San Francisco sõbrad mulle kuidagi õpetasid, et nautida ka seda voolavust ja seda katsetamist, sest et see on nagu lõbus ja see annabki nagu elule mingisuguse teise tasandi ja siis ma tulin tagasi Eestisse ja hakkasin nagu otsima ka neid inimesi ja tegelikult ma isegi leidsin siit ka nagu sellised inimesed ja siis paar aastat hiljem ma sattusingi sinna Burning Manile ja et ma arvan, et nagu see aspekt või see osa minu elust nagu algas just seal San Francisco'l nendel tänavareividel, kus siis nagu avalik ruum võetakse üle mingisuguse peo ja pillerkaare ja siis selles mõttes nagu radikaalsed kehad ja võimustruktuuride kummutamine siis mingis mõttes vähemalt selle mängu raames. Ja see osa mulle tegelikult väga meeldis ka, sest mulle tundub, et seal oli üks koht, kus ma ei mäleta nüüd, kas see oli sinu enda tsitaat või see oli kellegi teise oma, aga et nii-öelda need salajased elud tulevad nagu tänavale, et sa näed ka inimesi nagu ja nende seksuaalsusi puhtalt sellisena, nagu nad on, sellepärast, et inimesed on väga, väga mitmekülgsed ja kirjud ja me nagu tahame endast võib-olla siin Eestis jätta nagu mulje, et me oleme hästi nagu hallid ja vaoshoitud ja konservatiivsed, mida me tegelikult ei ole või nagu väga julgelt nagu ilmselt väita, et ka kõige konservatiivsemad ja võib-olla neil on isegi põnevamad nagu ja värvilisemad nagu sekselud kui kellelgi, kes siin Eestis nagu iga päev värvilistes riietes reibidel käib. Aga ja ma võtsin sealt selle tõttu kohe väga hea nagu mõtte veel välja selle kohta, et kuidas nagu väärtustada seksuaalsust sotsiaalse nähtusena, sellepärast et seda sa seal arutad ka ühe oma sõbraga ja et kuidas seda diskussiooni nagu muuta avatumaks, kuidas saada Eestis ka inimesi rohkem värvilistesse trikoodesse ja hularõngastesse ja kuidas rääkida seksist, nii et me ei läheks näost punaseks, kui me seda teeme ja mõtestada nagu maailma rohkem avatuna. Et kas sa võtsid ka nagu mingid praktilisi ideid või mingid siukseid nagu julgusi saad kaasa, mida saakski praktikasse viia, mida kuidagi nagu mis julgustaks nagu inimesi praegu kas siin ruumis või siis neid, kes meid vaatavad või kes seda raamatut loevad. Et raamat ise kindlasti teeb ka suure töö ära, aga kas sul on veel mingid mõtteid, kuidas seda nagu diskussiooni nagu laiendada? Ei, selles mõttes, et tuleb, ma ei tea, minu tööriistad on ikkagi tekst ja film, et ja võib-olla teadustöö,
näitustegevus, et ma nagu töötangi oma meediumitega ja mingi osa sellest tööst kindlasti kannab sedasama eetost, et seesama Eesti Rahva Muuseumi näitus ööelust, kus ma kureerisin ühe sektsiooni, mille pealkiri oli Bling, siis see Blingi rahvas ongi Eestis mingis mõttes ka selline Burning Mani kultuurist mõjutatud ja korraldavad selliseid sündmuseid, kus inimesed saavad siis kogeda nagu öö vältel seda radikaalset vabadust, olles kostümeeritud kanaks näiteks või kandes oma õlgadel, ma ei tea, küünlajalgu põlevate küünaldega, et noh, it's okay, et ka võib ka seda, muidugi see põimub läbi selle ka ööelu või reivikultuuriga, et see on nagu üks aspekt, aga kui nagu laiemalt mõelda, siis jah, mis siin ikka teha, kui rääkida nendest asjadest ja toetada, et iga see väike nagu panus on nagu diskursuse nihe või muutus, et mis me siin ikka teha saame, korraldame jälle ühe mingi toreda ürituse või reivi või kirjutame rohkem raamatuid. Aga see väärtustada seksuaalsust sotsiaalse nähtusena, see tuligi sellest sekspositiivsest klubist, kus oli pidu nagu pidu ikka justkui, nagu tore korteripidu, hästi palju ruume ja inimesed siis kannavad ka mingeid naljakaid riideid ja selle klubi nagu eetos oligi, et seksuaalsus tulebki nagu väärtustada sotsiaalse nähtusena, sellepärast meil on siin klubis ka ruum, kus te võite oma partneri või taaskohatud või uuesti kohatud või uute sõpradega minna ja tegeleda sellega seksuaalsuses mõttes, mida te soovite, et madratsite kõrval on korvikesed kondoomide ja libestitega ja olge lugupidavad ja nii edasi. Ja võib-olla see on hea koht, kus sa teed meile ühe väikse katkendi pausi ja loed ühe näite ette. Jah, ühesõnaga lähme siis korraks sellesse kinkisalongi, mis on siis see klubi, kuhu ma sattusin. Jah, et pidi ka ikkagi julgustuseks mõned kokteilid tegema. Aga nii, loen ette. Tavalisest korteripeost eristab olengut peaasjaliselt erakordselt kirju seltskond. Burleski stiilis sahisevad kleidikesed, sekspesu ja korsetid on vaid üks osa kostüümipeo võlust. Näiteks kohtab meest, kes näeb välja nagu Lenin. Et kõik ikka päris selge oleks, kannab ta lisaks muule atribuutikale oma rinnatasku küljes Lenini pilti. Ma ei suuda naeru pidada, sest mis ajast on Lenin seksikas? Kohtan nunna kostüümis naist ultraminiseelikus ja võrksukkades. Tutvun pardiperekonna ja paabulindudest paarikesega. Mulle avanenud veider maailma täis ettearvamatud olukordi, ebatavalisi kehasid ja tegevusi, mis aga minu praeguses meeleseisundis tunduvad juba täiesti tavalised. Siin pole niivõrd tähtsust, kas naine kannab meesteriided või vastupidi, või kas oleme täna ultrafeminiinsed või ultramaskuliinsed, vaid et me kõik, mina kaasa arvatud, ületame selle öös viise, kuidas oleme sotsiaalsete kehadena õppinud maailmas toimima. Labürintliku korteri kõige tagumises sopis asub ruum, mida Paul oli enne nimetanud tagatoaks. Seksikalt punaselt valgustatud toa põrand on kaetud hiigelsuure madratsiga, millel paarid, kolmikud, mõnikord ka nelikud või viisikud on lasknud end haarata öö erootilisest potentsiaalist. Siin on limpsivad, lakkuvad, laksivad, nakkuvad, keppivad kehad kõikvõimalikes positsioonides ja kombinatsioonides. Õhk on seksist paks. Väga super, ma ise mõtlesin, kui hea räpi saaks sellest limpsida ja lakkuda. Mul läks kohe siuke rütm, et väga hea mingisuguse multimediaalse asja saaks sealt ka veel nagu. Ja selle koha peal ma mõtlesin täpselt seda ka, et mida ma võiks ka nagu, et selle ruumi juures ju hästi oluline on see, et nõusolek on ka seksikas on ju, see, et sa oled, kõik on nagu konsensuaalne, kõik on nagu kokkuleppeline, et kõik tunnevad ka seal ruumis ennast mugavalt, et seal ei ole kedagi ahistata. Et sinna klubisse sisse minnes loeti kõikidele nagu sõnad peale, et olid ikkagi reeglid, mida peab jälgima ja sealhulgas jah, nõusolek on hästi-hästi tähtis, et Eestis nagu tol ajal
nõusolekust üldse ei räägitud, nüüd meil on õnneks kohe varsti tuleb nõusolekupõhine seadus, eks ole. Et nagu asjad nagu liiguvad paremuse poole, aga jah, et sellistes klubides tõesti nende reeglitega luuakse see turvaline nagu tsoon, et ma tõesti ei pidanud muretsema, et keegi paneb mulle käe tagumikule enne, kui ta küsiks. Et noh, seda ohtu sellises kontekstis ei ole. See võib olla hea koht, kus rääkida natukene piiridest ka, sest ma mõtlesin, ka piirid on siin väga olulised ja Ameerika kontekstis piirid igas mõttes on väga nagu aktuaalne küsimus ja väga poliitiline küsimus tihtipeale. Aga kui rääkida nagu kehast ja kehalistest ja emotsionaalselt piiridest, nii nagu individuaalsetest kui ka mingitest institutsionaalsetest piiridest on ju, et siis siin raamatus väga palju piiride ületamist, piiride manipuleerimist samamoodi, nendega mängimist, aga ka nende nagu kehtestamist, rikkumist, ületamist. Et siin raamatus nagu kuidagi kaotab nagu keha mõnes mõttes vahel oma piirid, olgu siis need psühhedeelsed kogemused või see siin siis räägib ka lähisuhte vägivallast, eks ole, aga institutsionaalse poolelt, nagu sa juba mainisid, seda politsei vägivalda, et kuidagi selles raamatus on hästi esil selline, ma ütleks, nagu piiride polüfoonilisus või kuidagi, et neid piire on väga erinevaid ja mitmesuguseid. Kuidas piiridega mängimine või ka nende, kui neid ületati või et neist astuti üle nagu siis selles mõttes vastu tahtmist, et mida need piirid sinu jaoks andsid või see mõtestamine või mängimine nende piiridega? Ma ei tea, kas mu küsimus on nagu hea siin kohal, aga mu kuidagi piirid. Ma arvan, et kui ma seal elasin, siis ma ei mõelnud piiridest küll selles mõttes, et mul oli see nagu idee, et ma püüan kaasa minna, mind huvitas see linn, kui tuligi mingi ettepanek näiteks sellelt sõbrad Paulilt, kes ütles, et uurimuslikel eesmärkidel oleks sul kindlasti huvitav seda klubi külastada, ja siis ma nagu ja proovin ja tõesti ma ületasin enda nagu piire või katsetasin mingeid uusi kogemusi, et selles mõttes et pigem see piiride nihutamine nagu aitas mul ka iseendaga kuidagi leppida, et selles aastas oli ka minust hästi palju sellist enda mingi kehakompleksidega nagu leppimist, et seesama, et ma panengi selle trikoo selga, mis sest, et mu kõht punnitab, et ma kannangi neid lühikesi pükse, mis nagu rõhutavad mu tagumikku, mis sest, et ma võib-olla ise arvasin tol hetkel, et mu tagumik on liiga suur, et nagu et pigem, et nagu et mu keha on nagu ilus ja äge ja võimas ja ma kannan seda nagu uhkelt välja. Et see oli nagu võib-olla siuke nagu tähtis nagu osa, olles siis 20. aastate teises pooles nagu naine ja tulles oma, ühesõnaga see oli nagu selline tähtis moment, aga tõesti, et oli ka nagu see kogemus, kus ma võib-olla käisin nii kaugel ära, ma leidsin, et ma rohkem enam seda piiri nihutamist enam ei kogeks, et see oli üks psühhedeelia kogemus, kus ma nagu võrdlesin ennast nagu kaasaja või võrdlesin ennast 60-ndate Mary Pranksteritega, et kes ei tea, kes olid Mary Pranksterid, olid siis nagu enne hipisid üks seltskond ektsentrilisi tegelasi, eesotsas kirjanik Ken Casey, kes võitis oma raamatu, lendas üle käopesa, palju raha ja ostis selle eest koolibussi, mis värviti siis värviliseks ja siis sõideti sellega nagu läbi Ameerika. LSD oli tol hetkel legaalne, nii siis kasutati seda täiesti nagu mängulistes ja hulljulgetes kontekstides, et nii-öelda nagu purjetati täiega ja tegelikult seeläbi sillutati pinda tärkavale hipiliikumisele. Et need Mary Pranksterite korraldatud happetestid olid nagu sellised esimesed psühhedeelsed peod San Francisco kandis ja
jah, LSD oli siis legaalne, aga see viis, kuidas sa tarbisid, oli ikkagi väga nagu hulljulge, et isegi Timothy Leary ei kiitnud seda kõike heaks, kes oli siis nagu teises koolkonnas LSD promoja, et tema ikkagi arvas, et meil on siin spirituaalne, väga tuleb nagu teadlikult neid asju teha, noh, tal oli ka akadeemiline taust, on ju, aga ta sai sellepärast sealt Harvardist kinga, et oli andnud tudengitele LSD-d, eks ole. No ühesõnaga, see lugu on ka siin raamatus kõik sees, aga noh, et ma ise mingi hetk leidsin, et ma olen siis nüüd 21. sajandi Mary Prankster, kui ma hakkasin mingisugust kahtlast puru nagu suitsetama oma sõpradega ja mis lennutas mind küll nagu kõige kaugemasse kosmosesse, kus ma olen kunagi käinud ja ma olen nüüd selle ära teinud. Ütleme nii, see piir on ületatud ja sinna ma tagasi enam ei kavatse minna. Aga jah, et siin on ka sellist valusamat piiride ületust ka keha autonoomia osas, et jah, et noh, mul endal võttis tükk aega, et aru saada, et see, mis toimub, on tegelikult, selle nimetus on tänapäeval lähisuhtevägivald. Ja ma arvan, et kuidagi need asjad siin võib-olla tulevad kokku ka sellise nagu eneseidentiteedi ja protestiidentiteedi nagu koosmõjus. Ja üks väga nagu oluline inimene su raamatus, keda sa siin kohe alguses mainisid ka, on Leila, kellega sa esimesel seal õhtul kohtud ja kes tegelikult mõnes mõttes raamib su raamatut ka. Ja hästi mõjus minu jaoks oli selles raamatus see, kui sa kirjeldasid seda, et sa seisid temaga nagu vastastikku ja mõtlesid nagu sealjuures sellele, et võt see on nagu see tõeline see hipsteri nagu vabadus, mida tahaks nagu tunda. Hipivabadus, jah, et kas ma nagu tegelikkuses tunnen seda samal ajal, kui tema nagu vaatas sind selle mõttega, et kuidas tahaks maailmas reisida ja filme teha. Et mis sa arvad, kus see nagu tuleb, et me kuidagi oleme enda hästi keskkonnas ja me vahest nagu ei märkagi, mis vabadused meil kõik on, vaid me näeme ainult teiste omi ja kuidas me tahaks ennast kogu aeg teiste kehadesse panna ja nagu astuda mingisse muusse nagu rolli. Eks osalt on see ikka selline, et see, mida sul ei ole, selle juurde selle seda taga igatsed või et rohi on rohelisem kuskil teisel pool jõge, aga see Leila kohtumine oli hästi sümboolne minu jaoks, et ta kuidagi kehastas seda kaasa ja hipit, mingis mõttes ma imetlesin teda ja siis nagu järgmisel hetkel ma sain aru, et ta ei tea näiteks San Francisco hipi ajaloost mitte tuhkagi. Ta ei teadnud, mis bänd on Jefferson Airplane. Ta ei teadnud laulu nimega Valge jänku on ju White Rabbit. Et siis see oli ka kuidagi selline kainestav moment, et aga tõenäoliselt ma ikkagi tema vabadust ei tahaks endale ja siis järgmisel hetkel ma juba näen, kuidas ta on seal nende teiste radikaalsetelt vabade salkushabemetega, pässidega, on ju ainus naine, kõige noorem, et noh, kellega ta neist siis magab, on ju, noh, ühesõnaga tekkisid kõik siuksed nagu noh, ka sellised asjad, et see noor tüdruk oli tõesti noh, idealistlik ja võib-olla paljuski naiivne, et ta tõesti arvas, et ta nagu ei taha osaleda selles neoliberaalses kapitalismis ja sellepärast valib oma vabaduse tänavatel, aga mis tast on tänaseks saanud, noh, ma ei tea. Ja noh, et see jäi mind kuidagi, ta jäi mind kummitama terve selle aasta vältel, kui ma nägin neid hipitsejaid ja kodutuid seal nagu tänavatel, et osa tõesti neist on ikkagi teadlikult valinud selle tee, et tol hetkel seda oli veel kuidagi nagu pop või kuidagi, et noh, et seal käis kaasas ka mingi selline spirituaalne hoiak, et me olemegi vabad, teeme dumpster divingut ja elame nagu lille. Ma arvan, ma olen piisavalt rääkinud ka juba ja ma annaks kohe publikule ka sõna, kui keegi midagi küsida tahab. Ma ise lõpetaksid selle vestluse sellise mõttega, mida ütles su raamatus üks habemik David. Ja kui me rääkisime siin sellest, et kuidas nagu midagi muuta, siis ma lihtsalt mõtlesin, see on jube ilus nagu mõte, mille sa tsitaadina sinna siis panid ka, kus ta ütleb, et me arvasime, et suudame kõike muuta kultuuris, ühiskonnas, poliitikas ja põrgut, võib-olla me muutsimegi vähemalt minutiks või paariks, et võib-olla muutused algavadki sellest mõttest, et võib-olla me ei pea tervet maailma muutma, aga võib-olla me saame nagu hetke midagi teisiti teha. Ja see ongi see San Francisco nagu paradoks, et ta nagu
et kõik need utoopilised visioonid on seal olnud erinevatel ajaperioodidel, erinevates võtmetes, on ju, beatnikel, hipidel, LGBT kogukonnal, tehnoloogilised need tegevuse asjad on ju, mis seal Räniorus on toimunud, et San Francisco on nagu selline utoopiate katalüsaator olnud või selline piirini nihutavate kogemuste nagu ellutooja või utoopiliste visioonide käivitaja ja teiselt poolt, et väga tihti nagu ta kuidagi, et ka sama see hipiliikumise kogemus oli ju ka selline, et oli see suur armastuse suvi on ju aastal 67, 75 000 noort üle Ameerika liiguvad kõik lilled juustes San Francisco poole ja juba sama suve augustis, kui George Harrison läks siis seda harmoonilist kogukonda vaatama, oli ta šokis, millises räsitud olekus ja metsistunud pilguga need noored seal nagu olid, et see olmeline olukord seal Haight-Ashbury'l kujunes nagu katastroofiks, et väga kiiresti rääkimata sellest, et mis aineid seal tegid, on ju, et ega nad seal ju kaineid ei olnud. Aga teiselt poolt nagu hipiliikumise laiem mõju on ju nii oluline kogu 20. sajandi ajaloo mõttes, et hipiliikumise käigus oli ka soorollide teisenemine, oli sõnavabaduse liikumine, rassismi vastu võitlus, feminismi teine laine oli sellega seonduvalt ja Oaklandis tegutsesid mustad pantrid, on ju, kes selle rassismi vastu võitlesid. Berkeley's oli siis sõnavabaduse liikumise algus, on ju, Mario Savio kuulsa kõnega seal politseiauto katusel, et nagu kõik need asjad nagu kuidagi ikkagi nagu toimusid kogu selle hallutsinatsiooni taustal, eks ole, et selles mõttes jah, et natuke see lugu nagu näitab, et kuidas San Franciscost on saanud nagu sellest utoopilisest lubadusest on saanud nagu kapitalistlik düstoopia mingis mõttes, aga teiselt poolt ma arvan, et jätkuvalt on seal neid inimesi, on seal neid ideid, mis nagu jätkuvalt tegelikult käivitavad maailma ja see tehnoloogia seltskonna nagu kriitika, et tänu selle Silicon Valley nagu kõrgetele palkadele on meil nüüd San Franciscos nii palju kodutuid, aga teiselt poolt ei ole ka see hipimaailm ja see tehnoloogiamaailm kunagi ka teineteisest liiga kaugel olnud, et nagu on teada, et Steve Jobs tegi oma elus LSD-d mitu korda ja on kuskil öelnud, et see oli tema elu kõige olulisema 3 kogemuse seas, et sealt sai tema inspiratsiooni, et näha tehnoloogias hoopis maagilist õuna, mitte külma masinat, et need maailmad on kindlasti omavahel põimunud. Ja on publikus ka kellelgi mingit küsimust, mida tahaks, mis pakitseb? Kui ei ole, siis äkki sa loed lõpetuseks meile mingi katkendi sellest raamatust veel? Mida te tahaksite kuulda? Üks küsimus tegelikult oleks. Aha. Väga lihtne küsimus. Lapsevanemana. Palju seal lapsi oli näha ja kuidas? San Franciscos. Et kas San Franciscos tehakse lapsi või? Ei tehakse lapsi küll, aga kuidas ütleme linnapildis, kuidas lapsed reageerisid sellele, mida San Franciscos näeb sinna minna? Kas nende jaoks oli see ka tavaline, kas nad olid uudishimulikud, kas nad läksid neid, kas lapsed jäävad linnapildis silma? No San Franciscos ei saa öelda, et see on nüüd nagu mingi tohutult tore koht, kus lapsi teha, et ta on ta on nagu meeletult kallis linn, ta on kitsas linn, mägine linn, see ühistransport on selline nii ja naa, et muidugi seal on nagu täiesti võimalik ühistranspordida liikuda, et isegi on soovitatav eelistada seda, mitte autoga seal ringi liikuda, aga teiselt poolt ta on ikkagi selline Wild West, kui sa seal metroodes või liigud ringi, et seal metroojaamas keegi teeb cracki parasjagu näiteks, et seda ikka tuleb ette,
aga noh, 2 minu sõpradest, kes siin raamatus on nagu, kes siin figureerivad, on isaks saanud, et ikkagi lapsi tehakse, et Ameerikas nagu ikka on see lapsetegu suuresti vanemate õlgadel, et mingid sellised helded vanematoetused seal ei ole, et see on nagu tohutu finants nagu risk ja naised lähevad üldjuhul kiiresti tagasi tööle, nii et palgatakse siis täiskohaga see hoidja. Aga kui ma seal Dolorese pargis olin, siis ma siin kirjeldan, kuidas kogu see park kajas laste kilgetes, et eks lapsi on ikka igal pool. Kuidas te teadustöö seal läks? Ahah. No siin ma võib-olla see vestlus meil siin rääkis sellest, millega ma tegelesin vabal ajal ja nädalavahetustel, aga muidugi mu põhifookus oli ikkagi koolis käimine ja see Berkeley ülikool tol ajal oli täiesti vapustav kogemus, et see, mis seal toimus seminarides, kui aktiivsed olid üliõpilased, kui ägedad olid õppejõud, et see oli ikkagi kindlasti mul nagu intellektuaalses mõttes nagu kõige intensiivsem aasta üleüldse ja kõige ägedam ka, sest et see Berkeley ülikool on tõesti väga eriline just selle meelsuse poolest ja aktiivsuse poolest, et sellist protesti või sellist nagu maailma muutust nagu sooviv jõud oli seal hästi-hästi tugev. Ja siis ma ahmisin seda teadmist sisse ja käisin vabakuulajate loengutes ja siis kirjutasin oma esimest teadusartiklit aga ühel hetkel oli mul ka Berkeley's avalik loeng ja pärast seda mul tuli veel kutseid teistesse ülikoolidesse ka, et mingis mõttes oli mul ka selline esimene selline väike tähelend seal Ameerikas, et ma käisin külalist nagu loengut tegemas ka San Francisco ülikoolis ja Arizonas ja kuskil olin veel California ülikoolis Riverside'is, et mind kutsuti ja lennutati kohale ja natuke sain nagu reisida ka nagu selle raames ja siis paralleelselt oma doktoritööle ma tegin ka nõukogude hipide nagu uurimustööd, kirjutasin seda filmitsenaariumit seal, käisin Los Angeleses külmasõja muuseumis arhiivitööd tegemas, kuna seal on nagu kõige üks väheseid kohti üldse, kus muuseumi kontekstis on mingisugune kogu nõukogude hipide arhiividest. Et ka see tegevus toimus seal eriti kevade poole. Et ta oli, et ma ikkagi tegelikult päris ausalt öeldes ma lahistasin nutta, kui ma viisin need raamatud tagasi sinna raamatukokku, et mulle nii õudselt meeldis seal ja ma nii õudselt oleks tahtnud seal veel olla. Ja mingi hetk see tunduski täitsa nagu atraktiivne ja võimalik, et ma jääksingi doktorantuuri Ameerikasse ja see dilemma oli nagu väga nagu sügav ja minult on küsitud, et miks ma siis tagasi Eestisse tulin, siis paljuski see oli nõukogude hipide pärast. Sest et mul oli see filmiprojekt juba töös ja ma teadsin, et kui ma oleks Ameerikasse jäänud, ma poleks seda filmi teinud ja mul ei oleks, Ameerika doktorantuur on ülinõudlik, et sul ei ole aega mitte millegi muuga tegeleda, aga Eestis doktorantuur on paindlik. Et siin ma sain nagu doktorantuuri nagu kõrval nihverdades selle nagu filmile ikkagi mitu aastat pühendada ja ma nagu tundsin, et ma olen nagu õiges kohas, et seda tööd teha. Ja mingis mõttes see oli ka siuke märk, et ma selle filmi teemaga tegelesin San Franciscos, et kuidagi nagu sealt ka vaatasin siia poole. Huvitav, kuidas Nõukogude Liidu see hipiliikumine sinna need materjalid nagu said või? Et kuidas need Nõukogude hipide arhiivid jõudsid Los Angelesse või? Ja see oli väga konkreetselt ühe ajaloolase teene, Juliane Fürst, kes nagu suht minuga paralleelselt uuris seda Nõukogude hipide liikumise ajalugu ja tema raamat on valmis ja see on nagu esimene ainus paksem korralik käsitlus Nõukogude hipi liikumisest, Juliane Fürsti raamat. Ja tema siis kuidagi, tal oli see side selle Vende külmasõja muuseumiga ja tema siis võimaldas siis mõnele Nõukogude hipile korraliku honorari läbi selle, et ta siis vahendas nende arhiivide müügi sinna Vende muuseumisse ja mina siis läksin neid pilte ja videomaterjali seal lappama. Aga mul olid ka omad allikad, et tegelikult see Vende muuseum oli üks allikas ainult minu jaoks, et ma leidsin siit ka ikkagi kastitäie mingisuguseid 8 mm linte, mida ei olnud keegi kunagi varem nagu näinud. Sinu loengu
haridussisu, mida sa seal erinevates ülikoolides pidasid, oligi siis Nõukogude hipide? Ei, see oli minu Indoneesias läbi viidud välitööde põhjal. Indoneesias ma elasin Java saarel ja Lääne-Paapual ja tegin välitööd transsooliste naiste hulgas. Ja siis ma sellest rääkisin Ameerika ülikoolides. Et see oli minu doktori uurimus. Igal juhul väga võimas tähelend oli sul akadeemiliselt seal. Ma arvan, et sellest meil võiksin veel rääkida 1 tunni kogu kõikidest nendest arhiividest ja teadustööst, sest ma arvan, et see oleks ka nagu ekstreemselt huvitav ja põnev. Aga kahjuks meil täna aeg hakkab vaikselt täis tiksuma juba. Teie film ja kõik sinu lõputööd, ma ei tea, kas see USA nagu töö on ka kättesaadav, aga ilmselt ma eeldan, et ikkagi saab nüüd lugeda ka kuskilt. Ja võib-olla sellele doktoritööle eelnes dokumentaalfilm Varia Zone, mille link on ka siin raamatus olemas, et see on YouTube'is olemas, et sealt saab seda vaadata ja Nõukogude hipide film on ka minu meelest siin lingina või on vähemalt treiler on siin ära lingitud, et seda filmi saab ka näha kuskil näiteks Telias või võib-olla isegi selles Apollos. Ühesõnaga kuskilt on see film ka kindlasti kättesaadav ja lugege raamatut ja olge vabad. Aga mitte radikaalselt. Ei, mina ütleks küll, olge radikaalselt, okay. Ka praegune ajastu ainult seda nõuabki. Jah, olge radikaalselt vabad. Ja kas me teeme siia lõppu 1 katkendi ka veel ja siis tõmbame joone alla. Saate järelt veel küsida pärast individuaalselt ka ja autogrammiga. Aga mis see katkend võiks siis olla? Mis publikut huvitab kõige rohkem? Tahate droogidest midagi või klubist veel midagi või? No tahan ikka, et autor ise... Mina võiks valima või? Ise ei ole raamatut lugenud, siis ma ei taha talle kirjutada. Kirjutab, ma ei ole lugenud. Või tahate Ameerika argielust? Jah. Hommikul olin leidnud endale madratsi, kust mujalt kui Craigslistist. Täiesti tasuta. Peame selle Aleksiga vaid kuskilt Berkeley hoovist üles korjama. Aga enne veel on vaja minna poodi, et uue elamise tarbeks kõik padjad, tekid, linad ja muidugi dušikardin osta. Aleks teeb ettepaneku minna Targetisse. Sellise nodi kokkuostmiseks on see parem kui Walmart. Odavam, teatab ta asjalikult. No hüppame kähku poest läbi ja siis lähme madratsi järele. Ma ei ole kindel, kas sealt annab just kähku läbi hüpata, aga anname endast parima. Kas oled selleks valmis, mis? Aleks on auto ära parkinud ja tõstab nüüd hašipiibu huultele. Sa suisetad isegi enne poodi minekut. Aleks ei tee teist nägugi. Mõtle väga täpselt välja, mida sul vaja läheb, ütleb ta hoopis asjalikult. Linad, tekk, padi, dušikardinad, püüan peas ostunimekirja luua ja no vaatame, mis veel tarbis. Ei tohiks kaua minna. Ma soovitan sul siiski väga täpselt oma ostunimekiri läbi mõelda. Ühesõnaga, oled sa selleks valmis? Ma ei saa aru, mis erilist valmisolekut üks poeskäik peaks nõudma, nähvan kärsitult ja ronin autost välja. Kui Targetisse siseneme, jõuab mulle üsna ruttu kohale, miks Aleks minu vaimse valmisoleku kohta päris. See siin pole lihtsalt pood. See pole ka lihtsalt ostukeskus. Minu ees avanenud osturiiulite koridorid näivad tõepoolest lõpututena. Nende mõõtmatute koridoride vahel seilavad hiiglaslike ostukärudega ameeriklased, kes arvestades oma kaasaveetavate laadungite suurust on ilmselt veetnud siin tunde, kui mitte päevi. Igatahes võiksin lõputult ostelda, sest maailmas pole ilmselt asja, mida nendest otsatutest ostutunnelitest leida ei õnnestuks. See on gigantne, massiivne, pead pööritav ning 3 tundi ja $450 hiljem ka sõna otseses mõttes öökima ajav maailm. Aitäh sulle, Terje, et sa selle raamatu kirjutasid, et sa mind siia vestlema ka kutsusid ja aitäh publikule, kes kohale tuli ja kes meid veebis jälgib. Ma loodan, et oli tore õhtu ja ostke raamatut kindlasti. Ma tahaks ka tänada, et minu tänusõnad ka lähevad. Kõigepealt lehvitan sinna Epule, aitäh Petrone Prindi kirjastusele, et olite minuga nii kannatlikud ja nii toetavad, et aitäh teile, siis ma soovin tänada selle raamatu võrratut toimetajat Maia Tammjärve, tšau Maia, aitäh teile ja siis ma
tänan oma pere, kes vastu pidasid, kui naine oma toas kirjutas. Mul tegelikult ei olnud oma tuba, ma pidin seda kohvikutes tegema. Ja ma tänan sind, Johanna, ja ma tänan teid kõik, et te siia tulite.